tere! Selles videos selgitame välja, miks enesetestimine on üks kõige tõhusamaid õppimise viise. Kujuta ette, et sa lähed jõusaali ja lihtsalt vaatad seda, kuidas teised trenni teevad. Sa küll mõistad, mida tegema pead, aga ise sa ju tugevamaks ei muutu. Õppimise puhul on täpselt sama. Kui sa ainult loed ja kordad, võib tunduda, et sa tead, aga need teadmised ju tegelikult ei kinnistu. Aga mis on ikkagi enesetestimine? Enesetestimine tähendab, et sa kontrollid ise, kui palju sa tegelikult tead. Seda saab teha mitmel viisil. Näiteks vastata küsimustele ilma raamatut vaatamata, kasutada kaarte või äppe, kirjutada mälust lühikokkuvõte või seletada teemat valjusti kellelegi teisele või miks mitte ka iseendale. Enesetestimist peetakse üheks kõige võimsamaks õpistrateegiaks ja seda on võimalik kasutada peaaegu igas õppeaines. Näiteks ajaloo ja bioloogia faktide kordamisel, võõrkeelte sõnade õppimisel või ka matemaatikas reeglite meenutamisel enne ülesannete lahendamist. Aga kuidas enesetestimine töötab? Kui sa ennast testid, siis sa sunnid aju infot meenutama, mitte pelgalt ära tundma. See on väga oluline vahe. Pelgalt äratundmine on lihtne, sest raamatut või slaidi vaadates tundub kõik tuttav. Aga samas meenutamine nõuab mälult aktiivset otsimist ja ka seoste loomist. Alati, kui sa meenutad, tugevneb mälus jälg ja tekivad uued ühendused pikaajalises mälus. Uuringud näitavad, et õpilased, kes ennast õppides ühel või teisel viisil testivad, saavad hilisemates kontrolltöödes oluliselt paremaid tulemusi kui need õpilased, kes ainult loevad või kordavad lihtsalt mehaaniliselt. Seega töötab enesetestimine justkui treening, sest alati, kui sa püüad meenutada, muutub teadmine palju tugevamaks ja püsivamaks. Aga kuidas enesetestimist siis kõige efektiivsemalt kasutada? Kõige efektiivsem on enda teadmisi testida regulaarselt ja mitmel viisil. Valmista endale teema kohta kontrollküsimused või kasuta näiteks flashcardse. Proovi selgitada teemat valjusti, nii et see oleks arusaadav ka teistele inimestele. Tee teste mitu korda, soovitavalt jaotatuna pikema aja peale. Ka nii kinnistub info paremini. Väga oluline on alati oma vastused üle kontrollida, et valeinfo ei jääks mällu püsima. Mis on need vead, mida enesetestimisel sageli tehakse? Üks levinud viga on loota ainult äratundmisele. Ah jaa, ma juba ju tean seda, kuigi tegelikult ei suuda sa mälust ilma abita vastata. Seda nimetatakse õppimise illusiooniks, mis võib tekkida just siis, kui õpitavat infot aktiivselt ei töödelda, vaid loetakse lihtsalt üle. Enesetestimist kiputakse vältima, sest see tundub oluliselt tüütum kui lihtsalt lugemine. Ja kui aus olla, siis kellelegi meist ei meeldi saada teada, et me tegelikult veel mitte midagi ei tea. Aga enesetestimine annabki meile kohese tagasiside selle kohta, mida me juba teame ja mida veel mitte nii hästi. Ja samas, mis vajaks veel õppimist? Üks viga on ka vastuste kontrollimata jätmine, sest just niimoodi võib ikkagi vale teadmine kinnistuda. Kokkuvõtteks võib öelda, et enesetestimine on küll tüütu ja raske ning võib kaasa tuua ka negatiivseid tundeid. Aga kui aus olla, siis just selle tõttu ta ongi ju kasulik.
see on justkui õppimise jõutrenn, mis muudab teadmise tugevaks ja püsivaks. Aitäh kuulamast ning teadlikku ja sisukat õppimist!